Tere! Mina siin tegin Instagramis siis postituse, et kas tahate Q&A'd, sest et tegelikult oli väga palju erinevaid küsimusi. Nii, aga hakkame siis asjaga pihta. Esimene küsimus siis kohe on see, et kuidas ise jäid rahule oma Eesti Laulu kohaga esitlusega? Ja nagu te nägite, siis ma olin väga rõõmus selle teise kohaga, sest ma ei oleks elu sees osanud arvatagi, et nii-öelda minusugune inimene, muidugi tänu Andreile kõike seda, et ta mind üldse sinna kaasa võttis, sest ilmselgelt ma üksi ei oleks sinna läinud. Ilmselgelt ma jäin selle teise kohaga rahule. Kas mulle meeldib see töö, mida ma teen? Jaa, mulle väga meeldib juuksuritöö. Loominguline, saab suhelda inimestega. Jah, see on füüsiliselt raske ja vaimselt selles mõttes kurnav, aga õnneks on see, et ma saan teha enda graafikut ja ma saan ise vaadata, et kui mul ongi natuke raskem, siis ma jälle teen paar puhkepäeva rohkem. Et selles mõttes on hea ja mulle väga meeldib mu töö. Mis on olnud kõige parem hetk Andreiga? No ma arvan, kahtlemata on see olnud Eesti Laulu periood. Hästi paljud küsisid ka, et kas me oleme tülitsenud palju või midagi. No eks me ikka nagu oleme siuksed kaks temperamentset inimest, aga ma ütleks, et tegelikult see tõi meid lähedasemaks ja tegelikult meil oli väga-väga äge. Kus juuksuris töötad ja kas uusi kliente ka võtad? Ma hetkel töötan seal Veereni juures Tatari tänaval ühes Jem ilusalongis ja kas ma võtan uusi kliente juurde? Et mul kindlasti on püsikliente, aga ma ütlen selle peale, kes SMS, kui ma teen graafiku lahti, sa näed mu story'st, pane aga kirja ennast, et pole midagi teha, ja ühesõnaga jah, selles mõttes ma võtan hetkel uusi kliente ka juurde. Mis koolis käisid? Ma olen käinud siis kuni 12. klassini Põltsamaa ühisgümnaasiumis. Seejärel ma läksin siis ülikooli süksesse kohta nagu TalTechi õppima. Ma õppisin avalikku haldust ja riigiteadusi. Kui ma tolle siis ära lõpetasin, siis ma ütlesingi papsile, et kuuled, et nüüd on minu aeg minna seda õppima, mida ma päriselt tahan. Ehk siis midagi, mida ma saaks teha kätega. Ja ma olin ammu teinud juukseid juba sõbrannadel ja sõpradel lõiganud ja siis ma läksingi juuksurikooli sisseastumiskatsetele, vestlusele. Sain sinna sisse ja nüüd siis lõpetasingi juuksurikooli. Mis mu lemmikparfüüm on? No mulle meeldib Dolce & Gabbana number 3 väga. Siis mulle meeldib see Creme de la Creme'ist Ex Nihilio, see Fleur Narkotike. Mis su lemmik Eesti limonaad? Käsid ja limonaad. Need õuna omad on suht head ja mulle meeldib seal see rabarberi oma. Ühesõnaga see õuna oma, see rabarberi oma on väga maitse. Kust tuli mõte hakata juuksuriks? No eks see mõte tuligi juba sellest, et ma ammu juba lõikasin, ma nägin oma sõpradel siin Põltsamaal juukseid ja ma tegelikult tegin meiki ka. Aga kuna ma ei näinud mõtet, et meikariks päris õppima minna, siis ma mõtlesin pigem, et ma lähen äkki juuksuriks. Aga tegelikult ka mind ajendas see, et mul rikuti juuksuris juuksed ära. Ma maksin mingi 200 € aasta 2019 lõpp, 2020 algus. Niimoodi, et mul sulasid juuksed täiesti peast ära ja ma olingi mingi what the hell, mis asi see on. Ja see veits tõukas ka mind selleni, et kuidas saab niimoodi. Lemmikreis. Ma arvan, mu lemmikreis oli aastal 2016 Taisse ja muidugi Türgi meeldib ka mulle, et me käime seal hästi palju, et Türgis on süke mõnus kodune. Kõige jubedam reis. Ma ei tea miks, aga ma praegu ütlen Bali puhtalt sellepärast, ma läheks Balile tagasi, aga puhtalt sellepärast, et seal oli ülihalb ilm ja meil oli ülihalb majutus ja mul on nagu ja me olime 6 aega seal, et puhtalt sellepärast, et kui me läksime, oli full vihm kogu aeg ja nii niiske, et see oli absurdne ja meil oli majutus selline, kus ei olnud normaalset suurt tuba ja kõik vihm sadas sisse ja kõik loomad tulid meile magamistuppa. Mille üle oled kõige uhkem oma elus? Kui rääkida endast niimoodi, et mis ma ise teinud olen, ma ütleks, et mu logipael on üks asi, et nagu karjäärialaselt on ja nagu julguse mõttes ja uute asjade proovim ongi siis see Eesti Laul. Et see, et ma kuidagi ületasin ennast. Mis su lemmiklaulja artist on? Ma ütlen ausalt, mul ei ole lemmikut laulu, aga ma väga palju kuulan Tate McRae'd, Adele'i. Mu uus lemmik on Ray, see Oscar Winning Tears laulja.
öeldakse, et palun tee veel vlooge. Ja ma teen vlooge, ma üritan nüüd järje peale saada, eks mu elu ei ole enam nii põnev, kui ta oli, on ju. Aga ma üritan teha vlooge veel, sest mulle endale meeldib ka väga vloogida ja mulle endale meeldib ka vlooge väga vaadata. Mis mu suurim unistus on? Praegu ma ütleks, et ma tegelikult tahaks väga kunagi oma salongi. Millal tuleb esimene singel? Siis kui Andrei mulle teeb ja ütleb, et nii, ma tegin su laulu, siis tuleb, mis on mul lemmikrestoran. Ma ütlen ausalt, Eestis on mu kaks lemmikrestorani hetkel. Üks on Uma, kus on maailma parim sashimi, bonzo või juusu, ma ei mäleta, mis kastmes. Ja siis kimchi friikad seal, oh my gosh, Uma restoran, Nobles. Ja teine on La Cucina restoran, kus mulle meeldib carpaccio, trüflifriikad ja siis üks pasta, millel on artišokid peal, mul ei tule selle pasta nimi. Absurdselt maitsev. Soovitan kõigil minna. Kas Eesti Laulu see eeltöö ajal oli raskeid hetki? Ma ütlen ausalt, oli väga palju mentaalseid raskeid hetki, aga mida ma tollel hetkel ei saanud välja näidata, sest et ma tundsin, et kui ma seda teen, siis ma annan alla, et ma pean olema tugev, et mul on raske, ja mul on nii palju uusi asju ja kõik on nii virvarr ja raske laulda, õppida seda laulu laulma on raske. Aga ma olin mingi oma peas, et kui ma ei tohi murduda, sest et siis ongi see, et mott läheb alla, et pigem mõtle teistpidi, et tee see ära ja küll sa pärast siis saad seda kõike läbi elada. Ja see oli ka point, miks ma seal nutsin, ma arvan, ja kõik mu tiim, mu tüdrukud muga nutsid. Et me kõik lihtsalt olime nii kergendunud ja kõik oli nii, et see oli mentaalselt mega pingutus. Milline oli minu lapsepõlv? Räägi mõni tore lugu sellest ajast. Mu lapsepõlv oli väga äge. Ma kasvasin maal Esku külas, see on siin Põltsamaa juurest mingi 5 kilti, täielik külaelu. Neid lugusid, ma arvan, on lihtsalt nii palju ja me tegime tõesti väga palju. Ma räägin, me olime mingi 4-aastased ja me, crazy, mis me korda saatsime. Kui vana ma olen? Ma olen 26-aastane, iseendalegi märkamatult. Milliseid iluprotseduure oled teinud, botox, püsimeik ja nii edasi? Päris huvitav küsimus, tore, et keegi küsib seda, sest mulle tegelikult meeldib, kui inimesed on hästi ausad. Ma olen alates aastast 2018 väga varakult huuli teinud, siis vahepeal mul läks väga hulluks, ma lahustasin ära ja nüüd ma tegin suve lõpus uuesti. Aga ma läksin väga professionaali juurde, Monika Sibula juurde, kes tegi mulle lihtsalt põhimõtteliselt siis mitte prunti neid mingi pardiks, vaid lihtsalt, et niisutada ja anda mingi kuju, sest mul on veits ebasümmeetrilised huuled. Et ühelt poolt on natuke allpool, ühesõnaga siis ta tegi. Aga ma ütleks ise, et ei ole aru saada. Ja siis me tegime mulle siia kohta, kuna ma laulsin, siis siia tegime natuke botoxit, sest muidu ma olin räigelt kuri ja ma panin tähele, et mul hästi sügav korts hakkas tulema, sest kui laulad, siis mul oli alguses see kõik see pinge otsa ees. Kui sa õpid laulma, siis sa ei saa aru, kus see pinge tuleb. Tegelikult tuleb see kõhtu panna, mitte otsa ette. Siis mul tuli hästi suur vagu siia, ma olin mingi, ma ei taha seda, siis Monika tegi mulle siia veits botoxit. Filmiseriaali soovitused. Ma ei tea, mina isiklikult enne väga sarju ei vaadanud, aga nüüd Andreiga ma olen räigelt vaatama hakanud erinevaid Netflixi neid mingid dokumentaale ja siis mulle väga meeldib You, mulle väga meeldib see Emily in Paris, mulle väga meeldib Gossip Girl, mulle väga meeldib Friends, mulle väga meeldis Breaking Bad. Ma meigin ennast, et mis meigitooteid kasutad, sa oled niisama mega ilus ja meigiga ka, aitäh sulle. Aga ma kasutan erinevaid, aga praegu mul on näiteks jumestus on Fenty Beauty, kontuur on mingi Rare Beauty, hästi palju asju on Kikolt ja siis Huda Beauty setting powder. Ühesõnaga ma tegelikult see ilulemmikutes on ka need kõige lemmikumad mul, et siis sa saad jälle vaadata sealt. Kas sul tekkis paanikahoog või ärevus, kui sa ootasid, kas te saate edasi? Ma olen päris selline
ärevik, mul on päris mitu paanikuhoogu olnud elu jooksul ja päris mitu ärevust. Aga ma olen õppinud nendega elama ja nagu nüüd ma oskan neid mentaalselt nagu alla ka suruda. Ja kui ma päris aus olen, siis ei, mul ei tekkinud seal, ma olin räigelt tänulik, et mul ei tekkinud seal mitte midagi. Ei esinedes, ei koha peal. See oli lihtsalt üks väga-väga suur blessing, et mul ei tulnud ühtegi paanikuhoogu, ühtegi halba tunnet rinnus, mitte midagi. Et see oli üks suur võit, et ma sain reaalselt olla rahulik ja päriselt seda elada läbi ja väga nautida. Korter või maja? Maja. Väiksena elasin maal või seal keskuskorteris mingi 7 aastat või. Ja nüüd ülejäänud aja ma olen ikkagi majas elanud, et ma ütleks maja. Mis on su elu moto? Ma jään alati iseendaks, vahet ei ole. Ma olen temperamentne, ma olen jutukas, ma olen all over the place selles mõttes. Ma võin olla ka rahulik, aga ikkagi pigem ma olen selline, et elurõõmus ja olen ise. Ma olen aus ka, suhteliselt aus. Kas sa tahaks teise suure koristusfänni hulluga sõber olla? Ja palun. Ma vaatasin su seda instat. Sul on ikka nagu väga korras. Jah, mul on ka korras, aga sul tundub nagu ikkagi ülimalt väga korras. Nii et... Kas sulle meeldib see suurenenud tähelepanu, kas negatiivsed kommentaarid häirivad ka? Et ma ütlen ausalt, ma ei tea, nagu see mind ei häiri ka, aga need negatiivsed kommentaarid, kui on asja eest, tavai, aga kui on selle eest, et ma räägin, ma olin nendes intekates õnnelikud ja mingid lastega emad, kellel on endal väiksed tütred, tulevad ütlema mulle mingi, ma ei tea, et mingi luud ja mingi, siis ma olen mingi provski. Sa oled ema, sul on endal väike tütar ja sa ütled kellegi teisele tütrele. Niimoodi ja siis ma olen lihtsalt mingi nagu lihtsalt lõpetage ära või siis mingid vanad mehed, kes on mingi Facebookis on, ma olen lihtsalt mingi, kas teil ei ole muud elu, aga noh, ma räägin, see on paratamatus ja see ei lõppe mitte kunagi, selle vist tuleb ära harjuda ja on 2 tüüpi inimesi. Andrei loeb neid kommentaare, mina väga ei taha neid lugeda ja see on ka fine. Kas sinu lokipaelaga pole ebamugav magada, eriti külili? Päriselt ei ole. Nüüd mul ongi vaata hommikune see, natuke on karvane, ta on nagu siit hästi pehme ja siis siit ikkagi sa magad nagu selle kohaga. Ehk siis ei, nagu reaalselt, kui sul on sõbrannal see, võta katseta, seda saab pesta, et siis saad ära pesta lihtsalt. Mis mu lemmiksöök on? Mu lemmiksöök on sushi. Oleks huvitav teada, kuidas sa oma stiili leidsid, kust outfit inspot saad. Ütlen ausalt, ma ise ka ei tea praegu, mis mu stiil on. Mul praegust on veits kriis, aga mul on alati meeldinud siuke karmim stiil võib-olla. Tegelikult siuke nahk, natuke nagu must kõik. Ma ei tea, pits ei ole karm, aga nagu ikkagi mingi nahkpüksid ja pits blues ja mingid siuksed. Siis meeldivad kasukad, siis mulle meeldib selline nagu, kuidas ma ütlen, siukeste mimmude stiil ongi siuksed kasukad, ongi nahast püksid, mingid tanksaapad, turtlenekid, kõik selline, ma ei oska öelda seda stiili, aga nagu kõik selline mulle meeldib. Kuidas kasutada Nioxini Scalp Plus hair treatmenti? Pesed pea ära, tuled välja, pidad rätiku kuivaks, paned pähe õõrud ja lased olla. Ja vahest ma panen nii ka, et näiteks on 3. päev pärast pesemist, enne magama minekut panen õõrud sisse ja siis järgmine päev pesen pea ära. Ja siin veel viimane küsimus siis, kuidas elu läheb? Ma ütlekski lõpetuseks seda, et hetkeseisuga ma olen saavutanud praegu kõik, mida väike 10-aastane Kelly oma lauluvideotes ja ma ei tea, märkmikutes, sõbrapäevikutes on kirjutanud, et ma ütleks, et elu läheb väga hästi. Kõik on olnud imeliselt tore, kõik on olnud mega supportivad ja ma ütleks nii, et siit läheb ainult edasi, sest et mega fun, mega äge kogemus on selja taga ja nüüd lihtsalt tuleb kõike seda nii-öelda selles mõttes ära nagu kasutada ja edasi minna, et see on nagu su hüppeplatvorm on ja. Et vahet ei ole siis, mis ma lõpuks nagu otsustan teha, et kas oma salongike või mis iganes, mis elu toob, aga praegu läheb kõik mega hästi ja mega tore ja mul ei ole mitte ühtegi halba sõna öelda. Lihtsalt võib-olla natukene tahaks reisile minna, sest et see ilm, ma ei jõua enam, et natuke tahaks päikest, et see on juba ainuke asi, mida ma nagu veel lisaks juurde, aga besides that on nagu kõik tip-top ja jah, ega siis midagi. Te teate, mida teha. Kui teile see video meeldis, siis pange like, pange subscribe, lokipaela saate browsi.ee. Kui ei ole veel proovinud, kindlasti soovitan. Kui ei tule esimese korraga välja, siis tuleb teise. Kui ei tule teise, siis tuleb kas või 10. Usu mind, see tuleb sul ükskord välja. Ja kui sa selle käppa saad, siis see on nagu parim asi ever.
millesse sa said investeerida. Nii et julgustan sind kindlasti proovima kas või sõbrannalt laenama. Aga ma loodan, et sulle meeldis see videoke. Võib-olla said rohkem natukene mu hingeelust midagi teada. Et jah. Ja ma üritan teha vloge ja kui teil on küsimusi, te võite mulle kirjutada. Juuksori Instas saate juuksorisse aega broneerida ja olge tublid. Näeme varsti ja musid. Tšau!